Nii, soojendusdress maha naiskonna ees. Siin ilusti. Aitäh, et tulite. Minu nimi on Egle, ma olen Amazoni platvormi ettevõtja. Tegelikult ma olen täielik hunt kriimsilm. Ma ei saa öelda, et ma olen ainult Amazoni platvormi ettevõtja. Olen varasemalt proovinud lastemööblit, vintage ehk siis vanaaegse kujundusega asju, suveniirideks müüa, vending automaadid ehk siis müügiautomaate olen igal pool spordihoonetes ja värkides hallanud. Digiturundusettevõtet olen teinud, sisearhitektuuri ettevõtet olen teinud, ehk siis nagu liiga laiali äkki nagu kõik see värk, eks ju. Ja tegelikult ma tahaks julgustada, et ma saan aru, me oleme siin ikkagi ettevõtliku meelelaadiga, et proovida erinevaid asju on väga okei ja kui need asjad üks ühele nagu ei lähe kokku ja ei tundu loogilised, siis see oleks ka väga okei. Ma loodan, et ma saan julgustada selle koha pealt. Ja täna ma olen jõudnud Amazoni platvormil toodete arendamiseni maailma suurimas e-kaubamajas amazon.com, mis on tegelikult globaalne. Nii kui sa õpid selle selgeks, siis sul on 300 miljonit klienti sisuliselt sama tööriistaga pihu peal. Ja miks ma teile täna sellest rääkima tulen, on väike missiooni asi, et kui me siin ilusas looduses, ilusa päikse käes oleme, et me tegelikult ei pea pealinna kolima, me ei pea kuskile Londonisse minema, et suurt raha teha. Amazonis või üldse e-kaubanduses saab teha kadakate vahelt lammastega koos. Ja see on nii tore, sest ma ise olen väikesest külast pärit, vähem kui 100 inimest, väiksest põhikoolis käinud, teadsin kõiki. Ja see elu on niisugune nagu äge pullerbi, et miks me nagu lõhume seda minnes kuskile suurde linna suurt raha püüdma, et tänapäeval ei ole see enam absoluutselt vajalik. Ma räägin võib-olla 2 sõna enda kohta veel ja siis ma tegelikult tahaks 3 lausega teie kohta ka kuulda. Ma tahan anda natukene naise perspektiivist infot ja kui ma tean, kus kohas sa täna oled, kas sul on lapsed, kas sul on ettevõte või sa mõtled selle peale, mis on sinu seos e-kaubandusega, kas see võiks aidata sul käibeid tõsta, kas sa oled proovinud, mida sa oled proovinud, siis ma saaksin olla maksimaalselt kasulik. Ja ühtlasi ma väga palun, et kui sul tekib kuskil küsimus, siis kohe ütle, sest mul on 17 slaidi, nad võivad olla kõik hästi erinevad ja hiljem ei mäleta enam, mille kohta sa tahtsid küsida. Nii et ma ise olen 3 lapse ema, kõike olen teinud 3 lapse kõrvalt, ei ütle, et see lihtne on. Lihtne ei ole ja samas need ajud, mis on täna siin ruumis koos, need on kirkad ajud. Naiste aju, sorry mehed, on üks samm eespool. Sellest, et me tahame rohkem, me tahame, et meie süda oleks tegelikult rahul. Me tahame, et meie lastel oleks kõik hästi, et me saame võimaldada neile klassiekskursioone, trenne, mis iganes, ma ei tea, spordivahendeid, et me ei peaks kunagi tundma seda, et meie perekonnal ei ole asjad hästi. Me oleme nõus olema pingutama, kogu aeg ebamugavustsooni katsetama, leidma uusi kohti, mis panevad silmad särama. Ma ei usu, et keegi meist täna siin ruumis oleks, kui ta ei ole nõus sellega, et me kogu aeg vaatame edasi ja siis me tõmbame need mehed kaasa, ega need mehed ei pääse. Kui meie lähme ja avastame mingisugust uut, ma ei tea, enesearengu asja või ettevõtluse asja või sõbrannadega räägime, et oi, nii äge retriit või see ikka sündmus, eks ju. Varem või hiljem need mehed tulevad ka meiega kaasa, no tulevad teatrisse ka kaasa, ja kuigi või nende vaba valik see ilmselt väga sageli ei ole üldsegi nagu 4 seina vahelt välja minna, et meie oleme kingitus oma meestele, kui me üks samm lähme kogu aeg edasi. Ebamugav, aga lähme, sest niimoodi me viime elu edasi. Amazoni valdkonnas olen toimetanud 5 aastat, minu tiim, mitte mina. Mina koos oma tiimiga tegime Eesti kõige suurema Amazoni platvormi Exiti eelmise aasta detsembris. Ma ei saa kahjuks konkreetset summat öelda, aga see 1 ja 10 miljoni vahele. Võtta sealt kuldne keskmine, saad enam-vähem tunnetuse kätte. Ja tahangi võib-olla näidata sulle väikeste elementidega, et kuidas siis need 300 miljonit klienti endale saada, sest see, mida me teeme, me arendame igapäevaseid tooteid natukene paremaks ja müüme neid Amazonis maha. Ja mis iganes sina täna teed, mis iganes elukogemus sul tänaseks päevaks kogunenud on, kõike seda saab panna Amazonis toodete arendamisel töösse. Oled sa loomakasvataja,
Hobusekasvatajad näiteks saavad toota loomadele, ma ei tea, kärbse, mis iganes maske, eks ju, et silmad on terved. Koera armastajad saavad arendada treenimisvahendeid natukene paremaks. Aednikud saavad leiutada, kuidas mingisugused kasvuhoonetarbikud võiksid olla, ma ei tea, kas paremini organiseeritud või mingi kinkekomplektis või midagi sellist. Ja kus me seda infot võtame, me loeme toodete juurde jäetud reviewsid ja küsimusi ja vaatame, kas me saame siis paremaks teha. Nii et mis iganes taust sul tänaseks päevaks on, kõik see läheb kasutusse e-kaubanduses toodete arendamisel. Nii et see on 2 sõna minu kohta. Ma äkki annaksin siit poolt natuke jutulõnga, et aru saada, kes me oleme siin ruumis ja miks sa täna tulid siia kuulama ja naisena nagu naine ja ettevõtlus, mis on see koht, kus sa nagu kinni oled või e-kaubandus või et ma saan aru, kas ma saan olla sulle kasulik? Mina olen siin hetkel siis väikse MÜ-ga, mis tegeleb loovate näiteks fotograafia, kunstia ja näiteks keeletoimetamisega. Et see e-kaubandusega väga ei ole seotud, aga ütleme niimoodi, e-kaubandus fotod on e-kaubanduses väga teema. Jah, et mind võlus Amazoni nimetamine väga, et selles mõttes ma väga ei tea, mida oodata, aga ma olen igatahes põnev. Fotosid, kui te olete loovad, fotosid saab Amazonis tööle panna, käsitööd ma ei soovitaks. Käsitööga võib-olla on see, et ma saan ise oma kätega toodet arendada, aga Amazon on ikkagi, ütleme, selline nagu maksimalaadne koht, et ta ei ole niisugune viruturg, kus nagu käsitööd reaalselt, eks ju, müüakse. Et mis iganes oskus on, me võime siin Eestis, me arendamegi toote välja, aga siis me tahame, et mingi tehas toodaks, sest Amazon on nii suur. Me ei suuda lihtsalt tuhandeid ja tuhandeid Haapsalu salle vorpida. See on lihtsalt võimatu, eks ju. Ja aitäh! Mina turismi ja veduse doktora, räägitud logistikuna ja ettevõttel selline toidukursi puhtkäkkides. Ahah. Kes on roona natuke võttis seda, aga loodame, et ma parem selle doktori. See tuleb selles mõttes ka, et e-tooded on väga käenud erinevad, aga räägitud kuulata, et silmaringi laiendada. Ma kunagi alustasin Amazoniga sellel ajendil, et elades Aasias 6 kuud kohtusin ühe naisega, kes müüs šokolaadipitsat Ameerika Amazonis. Nii et nagu kui toota Ameerikas, aga arendada toode välja Eestis, siis isegi nagu toiduasju on võimalik Amazonis teha. Mina olen Mari, ettevõtja ei ole. Teema oli mõtlev. Jaa. Triinu, tegelen kõigi asjadega, et siis ma mõtlesin, ma täna ei jaksa rohkem. Tahaks ainult kuulata, on ju? Okei, ma olen täna sinu jaoks Netflixi rollis, ma saan aru. Istud. Ma üritasin olekut ka vaadata, aga ei, sellest mitte viitsi. Ei, kui õunamaalla saaks müüa, ma ei tea, ujumistreeningutest ei vii väga. Ujumistreeninguid ei vii, aga e-raamatuid sellel teemal täiesti saab kirjutada ja sa ei pea isegi neid trükkima, vaid et Amazon saadab välja raamatu trükkides üksikud eksemplarid ise, kui klient on tellinud toote. Ma ei tea, õunamaalla saaks müüa. Ma ei tea, peab vaatama, mismoodi see hind tuleb kokku seal. Pigem müüda Eestis mahas. Olen kuulus siin, mitte Amazon. Ei, ma kuulen, võib-olla ma tegin nüüd juhustada. Jaa. Puhast põhjamaa õhku müüakse ka Amazonis kapsli sees. Ei pea üldse midagi tootma. Ei tee. Ma ei tea, mine vaata. Clean Air. Ma ei tee nalja. Kuidas sul seal? 30 aasta, üle 30 aasta võitluskogemust ja ma ei tea, aga on hästi põnev, et mis siis huvitavat oleks minule pakkuda. Jaa, ehitusvaldkond või? Üli palju asju. Kõik tooted, mis sinu projektid läbi käivad, kõiki on võimalik sul mõnes mõttes paremaks teha, kui sa näed, et ei toimi üks või teine või tahaks, ma ei tea, et on erinevad toonid või ma ei tea, lukustatavad, mitte lukustatavad, et jaa, sul on väga hea baas kõigeks. Nii.
restoraator. Ahaa. Praegu küll on vähe ja midagi, mida ma müüa saaks. Ahah. Pigem oskused ja ainulaadsused mitte uuenduslik, vaid just Mitte, jaa. Neid mõtteid, aga e-kaubandusega ikka puutuda kokku läbi selle, et ma pean leidma endale pidevalt mingi loova lahendusi. Ja. Sina, kui sa oled restauraator, sa ilmselt kasutad erinevaid tööriistu. Nagu nahakunstnikud kasutavad erinevaid tööriistu. Mis me Amazonis, näiteks kui ma sinu kingades, ma läheksin, vaataksin Restoration Kits ja ma testiksin 3-4 ja vaatan, mis on nendega halvasti ja vaatan, kas ma saan 10-50 sendiga parandada. Mitte, et ma maksan 2-kordset hinda, vaid panen natukene ainult juurde ja ma teen parema, sest sul on olemas valdkonna süvateadmised, mida suvalisel ettevõtjal ei ole ja see on sinu konkurentsieelis. Nii, kus me lähme? Lähme siit. Me oleme siin kõik 3 lapse emad. Pean ettevõtja, ettevõte on siis parkend vastutana transportteenus, kus Hiiumaal ka muud kohalikud teenus, liivamüüspeit, jäätmekäitlus, ülevaatus, kontorent ja tudipädi. Ja Amazoniga siis see ettevõte siis on pigem siis pakub ise teile teenust, et me oleme siis ahela lõpp, et me kõik maksutame Hiiumaale ja viis inimestele võimekam. Tulegus kõik see lagu ja laotus on seda. Et ütleme enamus 90% pakikust töötab inimestele võimekam. Siis on üks väike 6 aastat siis me soovime tuisti arendada. Uusüritele põlev. Kukamaja. Aitäh, tütar, ema jälgides. Jah. Ema kutsus siia. Otseselt ei teagi, mida oodata. Inspiratsiooni, motivatsiooni. Praegu ülikoolis õpin ärimudust ja peaeriala on siis ka ettevõtlus ja ükskõik. Võimalusele Silmaringi saab laiendada ja. Kuidas sinuga lood? Mina olen ettevõtja, töötan ammu ühes ettevõttes, ise tegelemisega ja sina? Ja, kui Arno isaga koolimajja jõudis. Just, et mina olen Kristel, olen 3 poja ema. Täielik läbiv joon on meil siin. Siia ei saanud üldse registreerida, kui vähem 3 last oli. Ja, see on see paljulapseliste emade kokkusaamine. Aga et ma olen Hiiumaa turismiklastri juht, tegin siia ka värskeid Hiiumaa ajakirju, väikse ajakirju, sai värskelt valmis kõik, kes siit lahkuvad, saavad seda endaga kaasa võtta. Aga tegelikult ongi siis kõik, mis puudutab tooteid, teenuseid ja Hiiumaa toodete ja teenuste müüki, Hiiumaa e-poes olevate asjade müüki või ka, et anda nagu teistele edasi seda. Üks asi on see, et kas ma nagu ise suudan välja mõelda, et kas tõesti kodakauksad või kohasõhkõina. Ja. Aga teine asi on ka see, et osata nagu Hiiumaal olevaid turismiettevõtteid ja ka teisi ettevõtteid nagu siis nagu juhendada, suunata, aga päris tegelikult täna siin ma olen tõesti muutunud iseenda pealt, nii nagu Triinu ütles, et enam lihtsalt tundus, et kuskil vaatame piiri ja nüüd võiks olla see minu enda aeg selles hetkes, nii et täna on reede. Kell on 3 läbi. Sulle nii palju, et kui sulle tundub, et mõni Hiiumaa ettevõtja vajab rahvusvahelist sellist, tal on potentsiaali ja tahaks uudistada, siis mina saan neid välja koolitada ja hea on neid läbi Töötukassa saata. Kas ta siis võtab töötuna arvele või ta kasutab ümber profileerumise toetust. See on, sa võid sulle ühed ettevõttes ja siis Töötukassa maksab kogu selle e-kaubanduse süvakoolituse kinni. Et mina ei taha, et keegi mulle raha annab, vaid pigem, et see raha, kui riik, mina ise olen kunagi Töötukassas olnud ka hästi kaua nagu nii-öelda abivaja rollis, aga täna meil on üle 10 inimese tiimis, et sa võtad ja sa annad. Ja see on nagu see, kuidas asjad peavad käima, et kui sul algkapitali on tegelikult raske saada, enamikul meist on, et siis tuleb ikkagi teadmine saada esialgu kellegi toel ja siis minna edasi nagu sealt. Nii et sa tead, et saad suunata neid sinna.
ilmselt siis see seis ongi praegu selline, et natukene te olete midagi Amazonist kuulnud. Käsi püsti, kes on ostnud midagi kunagi? Kõik on ostnud. Sa ei ole ostnud. Miks sa ei ole ostnud? Täpselt, see ongi see, okei, nagu miks sa ostad, sest sul pole siin kaubavalikut, on ju. Miks üldse Eestis ostetakse? Ja, et ongi ainult läbi sinu saab asju kätte põhimõtteliselt Hiiumaal, on ju. Ja see on nüüd see koht, et kui me kõik tegelikult e-kaubandust kasutame, meil on kõigil mingisugune ekspertiis olemas. Lähed näiteks mingi vetsupuhastusharja e-kaubandusest otsima. Mul on mingi värvieelistus, mul on mingi eelistus, kas seal võiks ka need vetsupaberid käia kuskile sinna samasse harja juurde. Kui suur ta võiks olla, kas ta on betoonist või ta on lihtsalt metallist või ta on puidust või ta on tavaline plastmassist valge on ja kas ma tahan disaini eest rohkem maksta või ma tahan osta maailma kõige odavamat vuhvlit. Me näeme ära täpselt, kui palju erinevad tooted teevad käibeid Amazonis. See on helium10.com veebsaidi kaudu saab endale laadida veebilehitsejasse ühe laiendi, siis lähed Amazoni poodi ja paned selle laiendi tööle ja siis põhimõtteliselt näed ära kõik käibed. Ehk siis kes iganes, mis sektoris on, mega huvitav on kellegi teise rahakotis sobrada, soovitan. Võib lõpetada kell 3 öösel, et see ei ole väga hea, see on nagu Netflixi binge watchimine, et muudkui tahaks teada, palju raha siin selles tootes on. Aga kõik need asjad, mis ma loetlesin praegu, et a la disain, suurus, materjal, komplekteerituse aste, see on täpselt see, kus me hakkame siis toodet arendama. Me ju näeme, missugune asi müüb kõige paremini. Me näeme, kas inimene joriseb seal toote all, et talle ei meeldi, näiteks ei mahu see kuskile või hari läheb kiiresti katki. Ja siis me hakkame parandama vaikselt neid vigasid ja toome nagu enda toote sinna välja. Nii et ma saan aru, et enamik on ostnud, midagi olete kuulnud, kuna tegu on rahvusvahelise kaubandusega, siis see võib tunduda kõhe. Aga ma kujutan ette, et enamus teist ka ei taha Hiiumaalt ära kolida, et nii-öelda see, kui sul on vähegi suurem käive, et siis sa tahaksid ikkagi jääda Hiiumaale, et selline asukoha vabadus, et ma ei pea kuskile pealinna sellepärast kolima, et endale suuremat ettevõtet teha. Et ma loodan, et ma sain enam-vähem naelapea pihta, mis seis on, et teenida suurt raha olles siin samas Hiiumaal. Lähed siia samasse Selverisse, vaatad, siin on mingisugused tooted, teed selle helium10 lahti, me põhimõtteliselt näeme ära konkurentsisituatsiooni. Me näeme ära, kui kaua toode turul olnud on, mis on selle segmendi keskmised hinnad. Me oskame enam-vähem arvutada, ma annan teile väikse nipi, kui sa lähed Amazoni, siis jaga see lõppmüügi hind 5–7-ga. Ja siis sa tead, kas sinu toode sobiks Amazoni letti. Saksamaal näiteks on kõrgemad hinnad, Inglismaal on madalamad hinnad, Ameerikas on hoopis teised nagu hinnad, eks ju. 5–7-ga jaga lõpphind ära ja siis vaata, kas sina kunagi suudaksid enda välja arendatud toodet kuskil toota niimoodi, et see hind sobiks. Ja kui ta sobib, siis on sul haljas oks ja mine tee. Eriti veel, et kui me lähme Amazoni, siis me siia, siin on juuksevärvid ja šampoonid, et me ei lähe siia tooma mingit toodet, mida inimesed ei oska otsida. Nad peavad oskama juba sisse trükkida hair growth shampoo, juuksekasvu šampoon. Kui ma müün mingisugust šampooni, mis võib-olla, ma ei tea, just nagu, ma ei tea, paneb juuksekasvu kinni on ja aga mitte keegi seda ei otsi, siis tegelikult mul ei ole e-kaubanduses midagi teha. Ma tulen välja ainult siis, kui inimene trükib sisse selle otsisõna ja see peab juhtuma. Ja me näeme ära, nagu me tegelikult tahame, et hästi palju neid tooteid teeb head käivet ja see on sellepärast, et siis ei ole midagi patenteeritud, siis ei ole midagi hästi keeruka tootmistehnoloogiaga, et mina ei suudaks toota. Kui hästi paljud, mingi 5–10 ettevõtjat teeb rohkem kui 5-kohalist käivet nende toodetega, mis ma helium10 kaudu nagu kätte saan, suurepärane. Siis ma tahangi teada, mis on halvasti, mis on hästi, ma panen head ja halvad kokku, teen enda toote ja tulen turule ja ma saan osa sellest käibest endale. Nii et meil on hästi nagu läbinähtav tegevus. Et me ei lähe nagu romantiliselt peale, ei tõmba lambist, et ma siin teeks, ma ei tea, mingisuguseid lastekiikusid ja see näeb ju nii nunnu välja, et mis mõttes klient ei tule, pean hakkama hullult mingi sotsiaalmeedias raha kulutama, mingi influenceritele maksma, tasuta näidiseid saatma kuulsatele inimestele on ja see on selline, ma ütleks, et nagu tegelikult väga suur oht ettevõtluses, et me läheme tegema romantiliselt nagu, et nii ilus asi, nagu see on ju nii ilus ja kui ma välja mõtlen, siis ma mõtlen talle ka võib-olla mingi 10 kasutus nagu valdkonda. Aga see on nagu vitamiin. Tegelikult me ikkagi peame tegelema nagu valuvaigisti loomisega, ehk siis me peame mingi probleemi inimese jaoks ära lahendama. Nii kui sa ei lahenda konkreetset probleemi ära, siis sa jääd
kogu aeg sellesse veenmise tsüklisse turunduses. Kui kunagi varasemalt oli turunduses 8 kontakti, et inimene usaldaks sind, siis täna see on julgelt 15, sest lihtsalt infomüra on nii suur. Ja me ei taha tegeleda selliste toodetega, mis on lihtsalt inglise keeles nice to have ehk eesti keeles tore, et on, aga kui ei ole, midagi ei juhtu ka, on ju. Et terve Instagram ja Facebook on siukseid tooteid täis. Et see on väga kallis ja siukseid asju meil ei ole väga mõtet teha. E-kaubanduse revolutsioon viimastel aastatel on olnud hästi suur, e-kaubandus kasvab tegelikult mingisugune 5-8 korda kiiremini kui tavakaubandus. Covidiga veel eriti hüppas üles, nüüd rahvas jälle tahab tavapoodi tagasi minna, et nüüd natukene rahuneb jälle maha. Me ilmselt kõik oleme ostnud midagi e-poest, isegi kui Amazonist ei ole ostnud, siis e-Selverist näiteks, ikka võib-olla oled sattunud midagi. Ja kuna e-kaubandus on hästi numbrite põhine, me täpselt teame, mida inimesed tahavad. Nad ju trükivad sisse selle, mida nad tahavad. Siis meil on kõik informatsioon koos. Ehk siis me arendame tooteid välja ainult selle järgi, mida kliendid tahavad. Et see ta annab nii palju rohkem turvatunnet, ma ei lähe riskima 10 000 eurodega luues toodet, mida lõpuks mitte keegi ei taha, sest keegi ei oska seda tahta. Ma pean selle oskuse, selle tahtmise talle pähe istutama, eks ju, et me sellise asjaga me ei tegele. Ja tegelikult lõppeesmärk Amazoni platvormil ettevõtlusega võib tunduda teile hästi võõras, aga lõppeesmärk on see portfell maha müüa, nagu me tegime detsembris. Täna arendame 2 uut portfelli ja sellepärast, et igal tootel on oma elukaar. Kui me jääme tegema seda ettevõtet nii-öelda pensionisambaks ja tahame lastele edasi pärandada, siis me võime seda alati teha. Lihtsalt e-kaubanduses sortimenti tuleb nii kiiresti kogu aeg peale. Ja me tahaksime tegelikult minna natukene turvalisemasse ja rahulikumasse segmenti, aga need on kallimad. Kui ma vanasti alustasin esimest portfelli umbes 5000 euroga, sest on vaja kaup tellida, logistikaga tegeleda, pakendid toota, kõik siuksed asjad, eks, et päris 50 euroga seda ettevõtet ei alusta. Siis täna need 2 uut portfelli, mis me teeme, ühe portfelli algkapital on $70,000. Sellepärast, et me läheme toodetesse, mis on kallim toota. Kui me ei oleks exitit teinud ehk portfelli maha müünud, siis me jääksime tiksuma sinna soodsate toodete kategooriasse ja me ei saaks hüpata järgmisele levelile. Ehk siis ma tegelikult väga soovitan teil natukene nüüd sellise silmaringi koht, kas ma saan tegelikult oma ettevõtte maha müüa. Kui ma ettevõtte maha müün, mis raha ma saan? Mis ma selle rahaga teha saan, et ma saan hüpata hoopis teisele levelile? Me oleme nagu mingid väiksed Super Mariot siin, eks ju, et me paneme mingi esimesel levelil ettevõtluses, eks ju. Et ärme jää sinna esimesele levelile. Kes võiks tahta minu ettevõtet, mis kompetentsi ma müün ja mida ma saan siis edasi teha, et siin oli palju selliseid mitmikettevõtete omanikke, et võib-olla ma panen siis esimese Hiiumaa spa püsti, kui ma selle raha kätte saan, eks ju, et kliendid jumala kraabivad juba kintsu, et millal ma saan Hiiumaale spaasse tulla, ei saa tulla, reaalne probleem. Kontori kategooria tooted. See võib kõlada natuke skisofreeniliselt, aga Amazoni ettevõtjad väga ei räägi oma portfelli sisust, mis tooted seal on, sest et see analüüs, et leida väikese konkurentsiga, suure nõudlusega tooted, kus ma saan midagi soodsa raha eest parandada, see võtab aega, see võib mingisugune 1-2 kuud aega võtta ja siis me konkreetselt ei ütle välja, et hei, ma teen mingi tooliala neid pehmendeid näiteks, eks ju. Ise tegite midagi, sa ostsid kuskil viletsad ja panid oma mingi logo peale või ostsid ise paberit? Me oleme reaalselt tootearendajad ikkagi, aga see tootearendus on hästi lapsekingades, et me ei tee nullist mitte midagi. Meil on olemas seesama pliiatsi tops näiteks. Ja konkurentide reviewsid lugedes me saame aru, kas nad tahavad, Ameerikas on hästi suur teema näiteks farmhouse ehk siis siuke talustiilis asi. Me näeme ära, kas talustiilis pliiatsitopsid müüvad paremini kui metallist või klaasist või odavat plastmassist. Ja siis me hakkame natuke vaatama, kas nad tahavad mingit disaini, mingit värvi, võib-olla mingi komplekteeritusaste, et see pliiatsitops oleks koos mingisuguse postiti hoidjaga näiteks. Siis ostad Amazonist me arendame seda toodet edasi selles suunas, mida inimene tahab. See võib tähendada kas materjali, funktsiooni, komplekteerituse muutmist. Aga me ei võta Amazonist neid asju, vaid Alibabas on maailma suurim platvorm, kus saab tehaseid. Hiina tehastele lisaks saab sealt Vietnami, Indiat, kõik Aasiat, Euroopat, Ameerikat, et siis sa otsid endale tehase, võtad suhtled vähemasti 20 tehasega,
võtad vähemasti 3-5 näidised, valideerid ära, vaatad, kuidas suhtlus on, kuidas kvaliteet on, kas hinnapunkt tuleb kokku. Tuletan nüüd meelde jälle see 5-7 jagaja, eks ju, et lõpphind jaga 5-7, et siis sa saad teada, kas sa oled konkurentsis. Et ma ei arva, ma nii siniste silmadega ei ole, et ma arvaks, et Eestis toodetud käsitööasju saaks rahvusvahelises e-kaubanduses müüa, ei saa, meil liiga kallis. Aga see kompetents, mis on sinu peas, sinu kätes ja sinu kogemuses, see on see, mida saab panna a la Poola tehasesse, Hiina tehasesse, Ameerika tehasesse, vahet ei ole, mis tehasesse, ka Eesti tehased toodavad täna, Vendre näiteks Pärnus toodab patjutekke, mida nad müüvad sadade tuhandete eest Amazoni klientidele. Ja see on Eestis. Lihtsalt, et sa pead olema teadlik sellest, et kui sul on väga suur tööjõukulu, siis ilmselt su eelarve lihtsalt ei tule kokku. Et seda on soodsam kuskil mujal teha. Nii. Need on põhimõtteliselt riigid, mis kui sa õpid Amazoni ettevõtluse selgeks, siis tegelikult sa oskad sama hästi teha ka Etsyt, sa oskad teha eBay'd, sest võtted on nagu samad. Meil on vaja toodet, mis sobib konkurentsitingimustesse. Seda analüüsi loogikat ma natukene olen proovinud seletada. Meil on vaja teha listing ehk kuulutus, seal peavad olema sellised hästi atraktiivsed pildid, mis seletavad, inimene ei saa ju katsuda kaubanduses kaupa, eks ju. Pilt peab nagu ära näitama, kuidas see toode näpu all tundub, kas ta on tulekindel, veekindel, ma ei tea, koerahammustuse kindel, kas see sobitub kokku millegiga, sisse suumida, mismoodi see materjal välja näeks, kui sa nagu tähelepanelikult vaatad. Need probleemid peavad olema pildiga lahendatud ja see on universaalne reegel nii Amazonis, Etsy's, eBay's, Okidokis, osta.ee-s, kus iganes. Ja need pildid peavad olema head. Nii et õpid selle Amazonis ära, igal pool saad toimetada. Ja kui siin on igasugused Türgid, Indiad, tegelikult see platvormi haldus on inglise keeles, sul ei ole vaja türgi keelt, ei ole vaja, ma ei tea, Araabias mingisugust araabia keelega, terve see nii-öelda maailm on siis praegu 19-20 erinevat turuplatsi, kõik on inglise keeles. Ja sinu asi on siis saata oma kaup Amazoni kesklatu. Amazoni keskladu saadab edasi üksikule kliendile. Sina ei ole logistikakeskus, sa ei tegele esmase kliendi teenindusega, seda teeb Amazon. Läheb katki, ei jõua kohale, on halvaks läinud selleks ajaks, kui on, ma ei tea, mingi kuupäev, et selle raskuse võtab Amazon sinu käest kõik ära. Aga see maksab sulle 30-50% lõpphinnast. Et jaeketid võtavad samamoodi päris kõvasti, et see on umbes sama tegelikult, siin ei ole nagu väga suurt erisust selle koha pealt, aga sul ei ole logistikat, sul ei ole klienditeenindust nagu otseselt. Hästi oluline on teada, mis on oma e-poe ja Amazoni vahe. Oma e-pood väga paljudel juhtudel on täiesti mõttetu asi. Kahjuks. Sest sinna on vaja rahvast saada. Kuidas sa sinna rahva saad? Sul on vaja blogi pidada, Facebookis reklaame teha, Instagramis ilusaid pilte postitada, influenceritele nänni saata, et nad sind tagiksid, uudiskirju väljastada, kuskil uudistes figureerida, et ütelda välja, et näe, mul on siin mingisugune Hiiumaa ökotooted, eks ju. Kõike seda on vaja teha, see kõik maksab. Ja keegi ei satu nii-öelda lihtsalt niisama ostusooviga sinu veebilehe peale, isegi Eesti otsimootori optimeerimises päris keeruline on Google'is tulla esimese lehekülje peale. Paned näiteks siis näokreemid või orgaanilised, ma ei tea, kehahooldustooted, eks ju, et väga keeruline täna oma veebilehega lihtsalt jõuda nagu selle keywordiga nähtavusele. Amazonis on teine värk. Amazoni tuleb inimene konkreetse sooviga osta, me ei sega teda. Facebookis, Instagramis, isegi Google'is me segame. Inimene tahab näha, mis ta sõpradega toimub, ta tahab meelelahutust, ta tahab näha, väga paljud meie siin spioneerime oma laste järgi, mida nad teinud on, kellega nad suhtlevad, mida nad kommenteerinud on ja on. See on meie soov sotsiaalmeedias, jah. Ja siis tuleb mingi reklaami ja hakkab meid segama, nagu osta mu mingisugust, ma ei tea, koerarihma või osta mu mingisugust uut pesupulbrit. Ma ei taha, ma praegu tahan näha, mis mu lapsed teevad. Ja sellepärast see nii-öelda ostusagedus tegelikult on nigel. Amazonis vastupidi, klient tuleb ostusooviga, ta trükib sisse koerarihm. Minul on nutikalt, ma olen kuulanud klienti, ma olen lugenud, mis on hästi, mis on halvasti, mul on koerarihm toodud turule, mis vastab kliendi soovidele, ma tean täpselt, mis värve nad otsivad, mis pikkusega nad otsivad, ta trükib sisse koerarihm väiksele koerale, ma tean seda otsisõna, ma olen oma kuulutusse sisse kirjutanud selle otsisõna, mu kuulutus tuleb eestimeeste seas välja.
ja ma saan selle kliendi kätte, ehk siis kui tavapoes on conversion rate ehk siis ostusagedus on võib-olla 1-2%, siis Amazonis see võib vabalt olla no vahemikus 15-50, mis siis tähendab nii-öelda normaalses keeles seda, et igast 100 inimesest 15-50 inimest ostab su toote ära, mis on fenomenaalselt palju, sest me ei sega neid, me aitame neid. Ja see on kõige suurem vahe põhimõtteliselt, et need, kes on täna mõelnud selle peale, et mul on vaja kulutada 2000 eurot oma veebilehe peale, nagu ma ei ole sellest 100% kindel. Kas see reaalselt kunagi tooks tagasi, sest see on nii kallis. Ja sul on vaja edasi tampida nagu seda raha ilgelt palju sinna sisse, et võib-olla on sinu jaoks kuskil mingisugune teine koht, mingi teine platvorm, nagu Mari-Liis siin rääkis, et tal on kudumise asjad, eks ju, tal on oma platvorm, kus kudujad kokku saavad, et sa ei pea tegema mingit ilget igapäevaselt postitama Instagramis mingisuguseid pilte, et üldse see rahvas kätte saada. Et olgem nagu oma asjadega õiges kohas. See on nüüd valik tooteid. Kui ma enne ütlesin, et me ei räägi oma toodetest, siis need tooted on kõik need, mis on pekki läinud. Ja ma saan nendest rääkida. Need ma ei müü enam, aga ma olen kunagi arendanud neid ja siin on väga palju asju, mis on pekki läinud. Näiteks see on tasakaalupoom ja ostuargument selle tasakaalupoomil on see, et emad on ebakindlad, et nende tütred ei õnnestu trennis, ei arene edasi nii kiiresti ja emad ja vanaemad siis on murelikud, et nende tütar on ebakindel ja siis nad otsivad e-kaubandusest lahendusi ja siis on üks selline kokkupandav, tegelikult on see kokkupandav, veidi pehme, et kui laps kukub, ta ei saa haiget, et see ei ole puidust. Tasakaalupoom, millega kodus lapsed saavad harjutada, aga mõte hea, kõik suurepärane. Tal on kott. Ja kui me selle Hiinast selle näitise kotti kätte saime, siis kott oli seestpoolt veekindla materjaliga kaetud, aga see haises nii rämedalt, et kui ameeriklane oleks selle kätte saanud, oleks raporteerinud kuskile mingi terviseametisse, et nagu mis asja meid mürgitatakse, eriti Californias, kus plastiktoodete kasutamine ongi juba väga-väga tugevalt reguleeritud vähiohu tõttu. Ja me ütlesime, et aga võtame selle kilekihi sealt koti pealt siis ära. Et nagu see tekitab haisu ja toode ei ventileeru ja lahendame probleemi ära. Võtsime selle kilekihi ära, saatsime tooted Amazoni, mingisugune, ma ei tea, 800 tasakaalupoomi erinevates värvitoonides, kõik lillad, roosad, ma ei tea, valged, eks ju. Ja hakkasime saama ühetärni reviewsid. Kas keegi võiks arvata, miks? Sest, et see kott oli musta värvi. Ja see värv andis oma musta värvi tootele ka ja kliendid said määrdunud toote, justkui määrdunud toote, tegelikult oli lihtsalt värv läinud selle toote peale. Kogu meie ligi 1000 toodet oli põhimõtteliselt hävitamisse. Seda toodet me rohkem edasi, me olime nii frustreerunud, et me enam ei tahtnud teha, nii palju raha oli põlenud, isu oli täis. Mõnikord tahad lihtsalt visata kulbinurka ja tegeleda teise asjaga ja siis viskasime kulbinurka. Ja põhimõtteliselt iga tootega siin on oma lugu, see on ainult pisikene osa nendest asjadest, mis me teinud oleme, lihtsalt et näidata, et ma ei aja siin mingit soojuhku suust välja, et me reaalselt oleme nagu hästi palju katsetanud erinevaid asju. Ja see portfell, kontorikategooria portfell, kus me reaalselt õnnestusime, selle müügikäibed on siin. Me läksime Exitisse ehk siis ettevõtet maha müüma umbes 400 000 dollarilise kuukäibe juurest, aga siin on näha, siin tuli COVID, rahvas hakkas hirmsasti palju tahtma kontoritooteid ja kui sa oled selles kohas ja sa oled logistikaosakonna juhataja, kes meil on väga-väga tubli ja sa mõtled, et issand, kuidas ma selle kasvuga, nagu see ju läheb kuu peale, et kuidas ma selle kasvuga toime tulen, siis sa tellid fenomenaalse koguse tooteid ja siis kõik rahvas oli oma kodukontori ära sisustanud ja siis oli niisugune stabiilsus. Ja siis me istusime fenomenaalse koguse kaupade otsas, mis põhimõtteliselt laotasud olid iga jumala kuu 5000 eurot, eks ju, igas erinevas riigis. Ja siis oli paras jama selles mõttes, et rahvas oli kuidagi kodukontorid ära sisustanud, kasvu ei olnud, uusi ärihooneid, mitte keegi ei sisustanud, ei renoveerinud, ärikliendid kadusid tagant ära. Exitiks ehk müügiks me olime juba protsessid käima pannud, samas Exiti protsess tuleb ikkagi teha kasvava käibe, kasvava kasumlikkuse pealt. Neid ei saa teha, et mul käive langeb ja kõik, sest siis väga-väga vähe raha makstakse su ettevõttelt. Ja oli ausalt öeldes väga-väga suur frustratsioon minna Exitisse. Isegi viimase hetkeni ma ei suutnud uskuda, et see kõik on õnnestunud, sest nagu sa siit näed, ega me COVID ajal tegelikult väga kasvu näidata ei suutnud. Aga Exiti suutsime ära teha.
Lihtsalt kontrastiks siia juurde. Ettevõtja roll on väga sageli olla ebamugavustsoonis. Minu kõige suurem ebamugavustsoon kogu selle protsessi ajal oli see, et umbes selles kohas siin me tegelikult olime mingi 300 000 umbes võlgades. Ma olin päris valmis selleks, et ma pean oma kodust loobuma, sest meil oli vaja lihtsalt hoida seda portfelli nii optimaalselt töös kui võimalik. Ma ei saanud visata nagu seda võimalust ära, et võib-olla õnnestub exit teha, aga kui exitit ei õnnestunud teha, siis oleks olnud väga-väga suur võlg. Sest samal ajal me teadsime, kui me exiti teeme, me ei tahtnud tiimi laiali saata, me arendasime 2 uut ettevõtet samal ajal edasi. Ja uue ettevõtte arendamine on 12 kuud kulusid niimoodi, et sa ühtegi tulunumbrit oma konto peal ei näe. Ehk siis meil oli kõik asjad halvasti. Me maksime 3 ettevõtte ülalpidamist, tootearendust ja selle nii-öelda rahalehma käibed ja kasumid ei olnud üldse seal, kus nad olema pidid. Mega ebamugavustsoon, aga jäin ellu. Mida igapäevane elu Amazonis kujutab, on põhimõtteliselt see, et me otsime, vaatan, kas see siin töötab ka või ei tööta, see ei tööta. Algus on toote idee. Me kammime, vaatame rahakottidesse, vaatame, kas konkurents on, loeme reviewsid. Kui me selle idee leiame, siis võtame näidised, katsume tootja leida, tootmine Hiinas, tavaliselt toodame Hiinas, on 30–40 päeva, siis me tarnime kas lennukiga või laevaga. Kui on niisugune kingakarbi suurune toode, siis laevaga. Kui mahub ümbrikusse või midagi sellist, siis lennukiga. Lennukiga on 2 nädalat, laevaga kuni 2 kuud. Siis ta on tollis, siis on lanseerimine. Lanseerimine inimkeeli on toote turule toomise turundustegevused. Meil ei ole ühtegi review'd. Review on Amazonis üldse e-kaubanduses üks kõige tähtsamaid tööriistu üldse. Kuidas ma saan inimesed ostma, et nad jätaksid mulle ka review'sid, kui mul konkurendid juba on ju 100 või 1000 review'dega juures ja ma ei mõju tõsiselt, sest mul pole ühtegi review'd, keegi ei ütle, et ma olen hea. Lased hinna oma hinna peale, oled nähtav, paned makstud reklaami tööle, vaatad, kas on mingi Facebooki grupid, näiteks seesama maastiilis mingisugust kodusisustustooted, üritad seal kuidagi vaiba alt, eks ju, ronida nende emade siis juurde, et hei, et kas ostaksid seda või seda, aga sa ei ütle, et tegelikult üks on mu toode ja siis lihtsalt katsud diskussiooni tekitada, et igasuguseid siukseid nippe on. Ja siis sa lanseerid ja tõehetk on umbes 30–40 päeva pärast, et kas inimesed siis hakkavad su tooteid ostma või mitte. Paar müüki päevas ei rahuda meid. Miinimum 10 müüki päevas on see, mis on meil vaja, sest me oleme rahvusvahelises mastaabis, me ei sipsuta 1 müük nädalas. Ja kui me saame vähemasti 10 müüki päevas kätte, siis me vaatame, kas me saame edasi minna portfelli laiendamisega. Teen musta, teen valge, panen 2 tükki kokku, teen kinkepakendi, vaatan mingi lisa siia juurde, muudan suurust. Teen näiteks inimestel on ju mingid kaalualanduse tabletid ja siis nii-öelda seesama toode on võetud loomadele, tehakse koertele kaalualandustabletid, et siis sa vaatad, kas sa saad sama toodet panna teise segmenti. Ja niimoodi põhimõtteliselt tekitadki endale portfelli ja siis see portfell oligi see, mis me müüsime oma kontori kategoorias. Üks Saksa suur ettevõte. Need on üle maailma hästi palju. Need on umbes nagu Unilever ja siuksed suured, kus on hästi palju brände koos ja nad tahavad e-kaubanduse tooteid endale sisse võtta. Vead, mida vältida. Esimene katse kindlasti ei tekita meile randie staatust. Tuleb testida, me peame hakkama tunnetama turgu, aru saama, mis turu peal toimub, õppima analüüsima numbreid ja see võtab aega. Need ettevõtjad, kes on minu tiiva all, ma ei lase neil enne rahulikult hingata, kui nad ei ole vähemasti 50 erinevat kohta läbi uurinud, ideed läbi uurinud. Isegi kui sa oled sokitootja, sul on ikka 50 erinevat võtmesõna, millega sa saad uurida, sest meil on erinevad disainid, suurused, kasutusvaldkonnad, materjalid, funktsioonid ja neid on palju. Ja igast ühest neist klient jätab maha Amazoni jälje ja see jälg on see otsisõna. Kas ta tahab kalastajate sokke või ta tahab suusasokke või ta tahab laste omasid või ta tahab 5 varba välja kootud sokke. Et tegelikult sa võiks üllatuda, kui palju erinevaid võimalusi on ühele lihtsale tootele rahvusvahelise 300 miljoni pealise turu juures. Kindlasti ei tohi olla perfektsionist. Pigem on vaja liikuda kogu aeg edasi.
Inglise keeles on hea väljend minimum viable product ehk siis minimaalne võimalikult hea toode. Meil ei ole vaja ilusat logo, meil ei ole vaja ilusat veebilehte, meil ei ole vaja isegi ilusat pakendit. Meil on vaja, et ma saaks toote idee ära testida. Kuidas iganes see toote kliendini jõuab niimoodi, et ta on enam-vähem viisakas, sellest piisab. Mul ei ole vaja siia sotsiaalmeedia turundust juurde, mul on vaja see toode Amazonis ära testida. Et testida mitu tükki järjest, 3-4 tükki järjest, kui ma hakkan aru saama reaalselt, mis toimub. Kui sa jääd takerduma limpsimisse, silumisse, perfektsionismi, siis sa lihtsalt kaotad momentumi, teised inimesed tulevad, testivad sinu ideed ära, on ebamugav. Ma ütleks, et nagu see limpsimine ja perfektsionism on tegelikult mugavustsoon. Ma ise endale ütlen vabanduse, miks ma ei saa minna ja proovida. Sest kui ma lähen ja proovin, siis tegelikult ma ju võtan riski, et ma failin. Ilma nagu ebaõnnestumiseta ma ei saa järgmist teadmise kübekest, millega edasi minna. Mul on vaja neid teadmise kübekesi ehk siis ebaõnnestumisi koguda enda juurde, et ma saaks lõpuks õnnestuda. Ja see limpsimine perfektsionism on niisugune vabandus, et ma siis ei taha minna nagu riskima. Ja siis sa lihtsalt tead, et kui sa perfektsionismi langed, siis tegelikult sa saboteerid iseennast. On vaja minna kogu aeg üks samm edasi. Ilma turu-uuringuteta me ühtegi toodet turule ei pane. Teed orgaanilist, mis iganes kätekreemi, siis ikkagi uurid ära, mis otsisõnadega inimesed otsivad. Mis on see hinnapunkt, kas mul tuleb eelarve kokku, kui ma Eestis toota ei saa, saan kuskil mujal toota, toodan Lätis, toodan Poolas, toodan, ma ei tea, Itaalias kuskil, kus on suuremad tehased. Ja siis lähen turule, siis riskin oma kogutud raha ja ma ei tea, pensionifondi väljamaksega. Kui sa kardad, et kõik on liiga keeruline, siis tänapäeval ma ütleks, et isegi mingisugune kosmosesüstiku kokkupanemise juhend on YouTube'is olemas, et tegelikult see on lihtsalt puhtalt arusaamine, et jah, e-kaubandus täies mahus, mitte ükski ülikool ei õpeta, mitte ükski ametikool ei õpeta ja terve internet on infot täis. Kas meil on tõesti vaja, et keegi tuleb ja õpetab? Kui on vaja, ma võin õpetada, see on fine. Ja kui sa ei taha, et mina õpetan, siis mine YouTube'i, mine kas või kirjuta eesti keeles sisse Google'isse, kuidas müüa Amazonis, sa saad mingisugused punktid kätte, saad pihta hakata. See on rumal vabandus, et ma ei oska, ma ei taha. Ettevõtja roll on kogu aeg olla natukene tavalistest inimestest üks samm nagu eespool oma teadmistega, oma uudishimuga, sellega, mida ma parasjagu õpin, mis mind huvitab. Ma olen ühe silmaga kogu aeg tulevikus ehk siis nagu mingisuguses uues informatsioonis ja internet on meie sõber siin täiesti. Et kes inglise keelt ei oska, siis paneb Google Translate'i peale, ilusasti töötab juba, saad eestikeelseks ära tõmmata informatsiooni. Ja 10 000 eurosid kindlasti ära mine riskima. Tööprotsessi e-kaubanduses Amazonis me testime ära 50 kuni 150 euroga. Konto avatud, listing valmis, pildid tehtud, ise teed. Täiesti on, kes ei oska oma telefoniga teha väga ilusaid pilte, vaatad YouTube'ist, kui paned akna äärde, pole mingit lisavalgustust vaja, tõsiselt ei ole, kõik on tehtav ise oma asjadega. Siis kui sa kuskil hätta jääd graafilise disainiga, lähed upwork.com-i, võtad sealt Photoshopi oskava inimese, maksad talle $25, ta paneb tekstid peale, teeb mingisugused suurendused. Tänapäeval on asjad suhteliselt soodsad, me lihtsalt peame teadma, kus need inimesed on. Upwork.com on näiteks üks platvorm, kus sa saad abi. Ja me testime need protsessid ära enne, kui me läheme isegi 4-5 000 eurot ma ei luba ettevõtjatel minna kulutama, kui nad ei ole protsesse läbi testinud. Me tegelikult, mis ettevõtjad teevad, me ostame suvalise sokipaari, sokisahtlist näiteks. Ma ei tea, roosad kaktused sinisel taustal, no hästi lambikas, eks ju. Aga me tahame, et ta on hästi lambikas, sest et siis meil ei ole vaja reklaamida. Inimene paneb sisse selle sama mingisuguse veidra asja, mis ta otsib mingi disaini ja siis meie sokid tulevad selle sama otsisõnaga ilusasti välja, sest me oleme õige otsisõna sinna pannud ja kui ma lihtsalt valgeid sokke müün, siis ma ei tule kunagi välja, sest mul on terve hunnik Hiina müüjaid, kes valgeid sokke müüvad, eks ju. Ja enamik neist müüb suht mingi nädala jooksul oma selle veidra sokipaari maha ja ta on saanud ilusti ära testida kõik tööprotsessi osad. No see on mu igapäevaelu, tuues nagu naise sellist perspektiivi sisse, et kuidas ikkagi teha kõik seda rahvusvahelises mastaabis ja suurte summade eest niimoodi, et sa ei loobu sellest romantilisest ideest, et kunagi mul on
lapselapsed, kunagi ma saan jõule veeta koos suure perekonna keskel, mul on perepühad, saan rõõmustada, kui ma vananen, siis mul on väikeste pudinate seltskond ümberringi. Ja see ei ole tegelikult kerge ülesanne, sest me endiselt, kuigi me oleme nii emantsipeerunud ja arenenud, siis lapsed on ikkagi naiste õlgade peal. Ma kuulen hästi palju naiste käest seda, et tingimused peavad olema õiged, et me saame ettevõtlusega alustada. Ja mitte ühelgi ettevõtjal ei ole mitte kunagi tingimused õiged selleks, et ettevõtlusega alustada. Siis sa oled unistaja, sa ei ole ettevõtja. Me loome ise tingimusi. Kui ei ole aega, mis ma ise olen teinud, siis hakkad aega tekitama. Ma pean oma elu malelaual nupud ümber paigutama niimoodi, et kui mul siia enne kulus Netflixi peale 3 tundi, siis ma võtan selle nupu malelaua pealt ära ja mul on tühi koht ja siis ma saan täita selle õppimisega. Kui mul lapsed lähevad 9 magama, siis see oli see elu, mis ma ise elasin, et 9-st 1-ni mingi lühike periood, paar kuud, kui oli hästi intensiivne õppimise aeg näiteks, siis ma õppisin. Muidu oleks võinud ju, ma ei tea, abikaasaga chillida või mis iganes filme vaadata, eks ju, aga ma tekitasin selle aja endale. 3 väikest last 5 aasta tagant tähendab, et mähkuperiood on olnud ikkagi suht mingi 10 aastat järjest, et kogu aeg ühes kõrvas on olnud mingi podcast, mingi ettevõtja lugu, mingi raadiosaade, mingisugune koolitus ja siis kärutad. Lapsed mängivad mänguväljakul, ma kuulen, ma näen, ma olen kohal, aga samas ma kuulan, õpin, eks ju. Et ma ei pea ju ise kogu aeg neid liivakooke seal lapsega koos tegema, et tore, kui laps õpib ise ka sotsialiseeruma teiste omavanustega mingil hetkel. Et see on minu pandekari. Mis nippe ma naisena olen veel kasutanud, ma siia kirja tegelikult ei pannud, aga naised, kui te ostate endale rõivad, mis on mustad püksid, valge bluus ja midagi pruuni ja midagi sinist ja midagi punast või roosat, kombineerid ära. Sul ei ole vaja miljon erinevat asja. Lähed Pinteresti, vaatad basic color combination, meil ei ole vaja töllerdada seal poes kogu aeg. Ei ole. Meil on need põhiasjad olemas. Sinu kampsuni värv on väga universaalne. Paned alla valge seeliku, musta seeliku, sobib vöö peale, kaelakee peale. Me tõsiselt, toit tuleb 1 kord nädalas, kõik teavad, ei ole midagi, et emme, ma tahan kohukest, mine poodi, ei lähe. Tahad küpsetada midagi, ole kallis, võta jahu, munapiim, küpseta midagi. Ma ei lähe Selverisse või kuskile sulle seda tooma. Tee neid asju, mis sa tahad. Nii et see lõpetad siukse spontaanset töllerdamise ära. Sa ei lähe iga jumala sõbra grillipeole. Sa lähed ainult selle juurde, keda sa tõesti hoolid ja sa tahad ühendust hoida. Ja me peame siin olema väga valivad. Oma ettevõttele momentumit sisse luues sa pead olema hästi kriitiline, mis energiat sa üldse enda lähedale lased. Kui su juures on virisejad ja need, kes ei arva üldse, eriti ma kujutan ette, et võib tekkida, siin on hästi vaikne ja rahulik, eks ju, et võib hästi tekkida siuke, et mis sa rabeled, miks sa tahad elust rohkem? Miks sul on vaja riskida? Sul on ju kõik hästi. Miks me lähme ja proovime? Ma isegi eemaldaks nendest inimestest ennast korraks ära, sest sina oled ju see, kes kui sul õnnestub, siis sa näitad seda oma lastele, sa näitad oma naabri lastele, isegi kui naaber on kade su peale ja ei suhtle sinuga, siis naabri lapsed vaatavad, vau, kui äge, ma siit Hiiumaalt ikkagi saan jumala suuri asju teha. Ja sa inspireerid tegelikult järjetulevat põlvkonda. Et tuleb ära elimineerida need toksilised suhted, kes hoiavad sind tagasi. Ja ei pea ütlema, ei pea nööri läbi lõikama, et nüüd me enam ei suhtle, vaid me lihtsalt kaugeneme, meil lihtsalt ei satu nende sotsiaalsetesse ringidesse nii palju. Ma olen ise pidanud sõpru päris mitmeid kordi elus ümber vahetama, just nimelt sellepärast, et sükest virisete seltskonda enda ümber hoida või siis hoida seda ettevõtlikku meelt ja edasivaatamist, et me ei kritiseeri kogu aeg poliitikuid ja et meil ei ole kogu aeg, et oh my god, hinnad on nii kõrged. Aga mis me siis teha saame selle koha pealt? Kui ma panen kogu oma energia halamisse, siis see sama energia ei lähe enam loomisse. Aga ma tahan ju luua midagi, et mul on homsel päeval natukene parem olla. Ja laste rivistamine. Meil vist enam-vähem kõigil siin oli lapsed. Kui sa suudad oma lapsed kodus ära rivistada, usu mind, ettevõtet on 10 korda lihtsam teha. Lapsed ei ole mõtlevad olemused. Nemad on kakofoonia.
kui nad veavad reaalselt prügi välja niimoodi, et sa ei pea neile ütlema, pesevad reaalselt nõud ära niimoodi, et sa ei pea kaagutama 10 korda päevas selle juures, kui lilled ei sure ära, sest nad on kastetud ja loomad ei sure ära, sest neil on toit ette pandud. Mis süsteemi sul on selleks vaja, mis motivatsiooni sul on sinna taha vaja panna, mis taskuraha summad sa pead siduma, et hinded on head. Kas mingisuguse reisi, arvuti, ekraani aja väljateenimine on automatiseeritud. See võib kõlada naljakalt, aga tegelikult see on nagu pere on nagu ettevõte, kui sa saad oma pere tööle kontrollitud süsteemi järgi, siis päris ettevõtted, päris abi palgata on oluliselt lihtsam, sest kui me töötame teiste täiskasvanud inimestega, siis meil on mõte kohal, aga lapsed on lihtsalt nagu mingisugune kakofooniline mingi pingpongi pall, eks ole, ta unustab järgmisel sekundil ära, mida sa talle öelnud oled. Ja kui sa selle suudad ära mäesterdada, siis ettevõtjana, ma arvan, on sul nagu väga roheline tee minna. Nii et harjuta nagu iga koht, kus sa tunned, et issa, ma olen juba 15 korda talle seda ütelnud. Okei, tegelikult rääkimisest ei piisa. Kas ma pean mingi motivatsioonisüsteemi tekitama? Kas ma pean laskma oma lapsel kogeda mingit väga halba kohta? Näiteks, minu lapsel näiteks oli see, et ta tahtis saada uut arvutit, sest vana ei jooksutanud enam mänge. 30 päeva ei tohi olla, märkust ei tohi olla, ühtegi tegemata tööd ei tohi olla, mitte ühtegi hilinemist koolis. Ja kui ta 28. päeval saab märkuse, et sa jäid 2 minutit tundi hiljaks, siis sorry, see 30 päeva hakkab otsast peale, ta nutab 5 tundi järjest, ta ei saa aru, miks tal on nii nõmedad vanemad. Aga tal on vaja käia sealt halvast kohast läbi, et ta teinekord tal oleks kontrastitunnetus, et ta on olnud, tal on väga halb olnud. Ja teinekord ta ise juba tahab, et asjad toimiksid hästi. Samamoodi on mingi prügi väljavedamisega. Kui nad ei taha prügi välja vedada ja järgmisel päeval on tal jälle tund või 2 ekraani aega. Sorry, sa ise ei tulnud selle peale, et sa pead kontrollima. Ekraani aeg on läinud. Sa ei teinud oma asju ära. Mina ei pea sulle neid asju ütlema. Süsteemid peavad toimuma ise. Nii et sa näed, et harjutad seda kodus ja siis tööl on selles mõttes nagu mega lihtne. Raha. Mis me naerame? Sa oled rivistanud, jah? Tuleb kontrast. Tegelikult tuleb kontrast ja nagu ma isegi julgustaks nagu seda, et aga kontrast ei ole ju elus halb. Kui me tunneme, et meil on mingi paha koht, siis me ju selle võrra, mille võrra meil on paha, selle võrra me tahame, et meil on hea. Mis saab miljonäride ja Hollywoodi kuulsuste lastest? Hakkavad narkotsi tegema, sest pole mingit kontrasti, kõik on hästi, ma ei pea midagi tegema. Ja siis suur osa nendest läheb hukka, neil on mingid head positsioonid kuskil ema-isa ettevõtetes või nad saavad dividende, mis on perefondist, eks ju. Enamik nendest ei tee mitte midagi kasulikku oma eluga, sest nad lihtsalt, neil puudub see kontrast, neil puudub. See on nagu umbes rannapall, mida sa surud vee alla. Kui elu surub sind vee alla nii palju, et sa oled ikka täiega lämbumises ja sa ei tea, mida teha ja sa otsid väljapääsu. Ja nii kui sa leiad selle väljapääsu, siis see rannapall, mida sügavamalt on, seda kõrgemale ta tuleb. Ja nagu kontrasti ja pahad kohta elus ei maksa karta. Kui meil on halb, siis see tegelikult on hea, sest me tõuseme palju kõrgemale. Hea koha pealt sa ei tõuse väga palju kõrgemale. Paraku. Keegi võib vastu vaielda, kui tahab. Raha leidmine on ilmselt mega oluline. Kuna seda minu käest nii palju küsitakse, siis ma praegu just olen kirjutamas ühte artiklit. Ma teen video ka. Kõik võimalused, mis ma olen ise käima pannud ja kasutanud. Ja äkki ma panen oma sotsiaalmeediakanalitesse, kui see on sinu jaoks teema, siis katsu tulla nädala jooksul, äkki otsida mind üles Egle Radikas Facebookist, Instagramist või YouTube'ist, igal pool ma olen olemas. Ja mul on seal umbes mingisugune 50 erinevat kohta, kus saab raha, aga alustades ühekordsetest süstidest nagu pensionifondid välja võetud. See hetk, kui oli 300 000 miinusest täiega välja võetud, see 12 000 ei pääsnud päeva, aga parem ikka. Siis on tulumaksutagastus, kellel see on läinud niimoodi, et ei ole tähelegi pannud, et mingi tulumaksutagastus oleks tulnud on ja läinud. Pole, mis teha, aga vot, see on see koht, mida saab kõrvale panna. Kes veel ei ole oma kogutud teadmist pannud raha teenima rahvusvahelistes teenuse müümise platvormides nagu Upwork, Fiverr, siis vaata, kas sa saad. Kui sa oled Eesti raamatupidaja, siis sa ei saa. Aga andmesisestustööd sa võib-olla lisatööna ikkagi saad teha. Coworkabiti kaudu või midagi sellist.
Aga kui sa oled graafiline disainer, videoeditor, ma ei tea, oskad perfektselt prantsuse keelt või midagi, siis Upworkis sa saad kõik erinevaid töid teha. Kui sa oled finantsanalüütik, siis lähed ja teed seal mingid prognoosid. Raha on võimalik teenida isegi PowerPointi slaidide disainimisega. Hästi palju erinevaid on. Mine lihtsalt upwork.com-i ja vaata, mis erinevad tööd kõik on seal olemas ja vaata, kas oskad teha. Ja kui sa oskad teha, siis pane ennast üles, pane mõned näidised üles ja kui sa pakud ennast teenusepakkujaks, siis tee hästi soodne hind esialgu, et sa saaksid esimesed tagasisided oma tööle. Kui need on head, siis sa hakkad hinda tõstma ja lõpuks sa saad sealt päris normaalse. Väga palju inimesi on, kelle põhisissetulek ongi Upworkis oma mingisuguse hobiteadmise või päris teadmise müük. Ja nad teevad 5-kohalisi käibeid selles mastaabis. Töötukassasse minek, ma ei tea, kas on ametlikult, ma tohin rääkida seda või mitte, aga ma ise olen olnud seal tõsiselt nagu maksimaalse aja. Samal ajal, kui sa saad oma seda üha vähenevat igakuist palgamakset, siis töötukassal on 2500 või mis iganes summa on koolituskaarti. Sa võtad sealt need koolitused, mida sul vaja on, kas raamatupidamine, finants, turundus, disain, tootearendus, lihtsalt võtad. Ja see on nagu see abi, mille pealt sa edasi lähed, et sa ei maksa selle eest, aga sa ei kuluta raha. Et sa saad nagu oma 2 kõrva vahel natukene rohkem teadmisi, ilma et sa peaks oma raskelt teenitud raha sinna panema. Elustiil, ma ei tea, kui palju on võimalik siin Hiiumaal, ilmselt te elate juba praegu suhteliselt nagu optimeeritult, aga Tallinnas kindlasti on võimalik vahetada näiteks eluaset või siis kui sa ei ole kodus nädal aega, siis paned renti või siis kui peres on 2 autot, siis ma ise oleme teinud seda, et võtsime 1 auto peale. On võimalik veel linnas rentida välja parkimiskohta, mitte küll väga suure raha eest, võib-olla mingi 40 eurot kuus. Kõik siuksed kohad on tegelikult olemas, me ei pane neid tähele lihtsalt. Aga ma räägin sellest pikemalt, ma teen eraldi video sellest, sest hästi palju kohti on, kus saab ettevõtlusega alustamiseks raha teenida. Me ei räägi ju sellest, et see oleks jätkusuutlik, ma ei saa lõpuni kõik oma riided ära müüa, kõik oma kodutehnikat ära müüa, aga ma saan tekitada paar tuhat eurot täiesti, kui ma kõik need asjad kombineerin ära, pensionifondi tagastus, tulumaksu tagastus, rendin parkimiskoha välja, müün ära võib-olla mingi kohvimasina, hakkan selle prantsuse pressiga tegema. Sealt saab kokku raudselt algkapitali, et e-kaubandusega alustada või mis iganes asjaga sa tahad alustada. Hoog sisse saada, momentum. Me tõmbame tegelikult seda hoogu oma ettevõttele lambist. Mitte midagi siin õhus ei ole, mitte midagi. Ja me tekitame selle. Ja kui ma jään nagu siia nagu mediteerima ja mõtlema, et mu tingimused peavad õiged olema, ma ei tea, kuidas asjad käivad, mul ei ole haridust, mul ei ole tutvuseid, mul ei ole mitte midagi. Mul on liiga palju lapsi, mul on liiga vähe vaba aega, siis asjad ei juhtu, et ärme analüüsi, me teame, meil on vaja aega, meil on vaja raha ja meil on vaja edasi minna. Idee on ilmselt olemas. Ja lähme lihtsalt edasi, siis see analysis paralysis on kõige hullem, see on mugavustsoon, see on see perfektsionism, mul on vaja kõiki neid asju väljaspoolt, tegelikult ettevõtjana me anname seestpoolt väljaspoole, mitte me ei võta väljaspoolt sissepoole, et nagu mida ma pean tegema, et lihtsalt tegema hakata. Arvesta, et ettevõtjana see ei ole nagu Bolti-vend, eks ju. Vaatan, et on taksoturg, vaatan, et on tõuksiturg, vaatan, et on toidu koju vedamise turg ja siis ma olen maailmakuulus ettevõtja. Ei ole. Tegelikult kõik väga edukad ettevõtjad on läbi põlenud, kõhuli mudas olnud lugematu arv kordi, enne kui neil on õnnestunud saada käsi tundliku närvi peale ja reaalselt leida koht, kus ma olen teistele inimestele nii kasulik, et nad reaalselt maksavad mulle selle jaoks raha. Miks ma alustasin sellega, et ma olen nii palju erinevaid asju proovinud ja täiega failinud, lastemööbli, kõige sellega. Ei läinud käima, aga ma proovisin. Ma ei tea, kas nendest kogemustest täna on midagi kasu või ei ole, aga ma ei õnnestunud esimese korraga. Ma olin hästi palju ikkagi selles kohas. Müüsin maha korteri, võtsin remondilaenu selleks, et neid vending-automaate osta Itaaliast, sest ega nagu raha tuli kuidagi moodi luua. Remondilaen on soodsa intressiga, kes tahab ettevõtluseks laenu võtta, ära võtta ettevõtluse laenu, vaid remondilaenu. See on küll isiklik käendus, aga ettevõtjana esialgu me tegelikult käendame isikliku varaga kogu aeg. Ükski pank ei anna sulle ka ettevõtluseks laenu, et sa sinna ise oma hinge nagu taha ei pane. Lihtsalt protsent on 3 korda soodsam, et see on nagu nutikas teha. Ja
kõige targemad inimesed maailmas ütlevad, et tegelikult me ei jõua ju kunagi kohale. Ehk siis, kui ma katsetan ja ma ebaõnnestun ja ma katsetan ja ma ebaõnnestun, siis ei keskendu sellele ebaõnnestumisele, vaid ma keskendun sellele, et mis ma praegu õppisin, kus ma targemaks sain. Vau, naabrinaine kõrval elab 10 aastat sama elu, aga vaata, ma olen siin 3 või 5 asja läbi testinud ja ma olen selles mõttes nagu, ma võrdlen ise endaga 2 aastat tagasi, siis ma olen teinud seda, kui ma olen 92 aastane, ma istun voodis välja, ei saa. Et mida ma siis meenutan oma elust? Kas siis mul on tore, et ma olen teinud eluaeg kogu ühte asja või ma riskisin, ma sain nina veriseks, mul oli paha ja siis ma tulin sükse idee peale, mille peale ma varem ei osanud tulla, sellepärast, et ma olin nii nurgas, et ma olin motiveeritud nägema asju teise pilguga või ma olin motiveeritud õppima midagi juurde või mul oli nii tohutu unistus, et ma pidin leidma selle, ma ei tea, 9000 eurot, et alustada mingisugust tootmisliini, on ju. Ma olin lihtsalt sunnitud. Ja kui sa hiljem mõtled oma elule tagasi, siis ilmselt sa oled oluliselt tänulikum sellele, et sa läksid ja riskisid ja olid korraks näoli mudas. Mitte see, et su elu on olnud stabiilne, ilus, õnnelik kogu see aeg, siis on nagu selline hall mass ja sealt ei paista mitte midagi eriti nagu silma. Me ei kasva nagu nii palju. Et fookust hoida, see on lihtsalt näide. Kui ma teadsin aasta jooksul, et ma tahan jõuda esimeste müükideni Amazonis, ilmselt ei ole siit väga palju näha, aga kes tahab, võib mulle kirjutada. Pärast on meiliadress ka. Isiklikud eesmärgid, see on mul inglise keeles, sest mu töökeel on hästi inglise keel, sest Amazon on inglise keeles. Isiklikud eesmärgid, aasta eesmärgid, tahad teha, ma ei tea, 100 000 eest müüki, on ju. Siis sa nagu lammutad kogu selle asja laiali, kui ma aasta lõpuks tahan seda, mis ma pean iga kvartal tegema, 4., 3., 2., 1. kvartal, siis parasjagu oli veebruar, mis on minu selle kuu eesmärk, mis ma pean veebruaris ära tegema, et 1. kvartali eesmärgid kätte saada. Mul on nagu veidikene nagu kaart ees. Siis ma ise, et saada lisaraha, ma tegelikult tegin mastermindi Amazoni teemal, enam ma seda ei tee, mul on ainult oma ettevõtjad, keda ma juhendan. Siis mul olid veel siin oma sellised eesmärgid, et ettevõtjaid aidata ja siis nädala eesmärgid, et veebruari eesmärgid kokku saada. Tegelikult hästi lihtne. Saad teha canva.com kujunduskeskkonnas, sa oskad seda, ma garanteerin. See on tasuta. Ja paned selle põhimõtteliselt arvuti desktopi peale. Nii et nii kui arvuti lahti teed, sul ei ole vabandust, sa tead, mis sa pead tegema. Kui on 28. veebruari, asjad on tegemata, siis on väga huvitav vaadata, miks nad on tegemata. Kas ma siis nagu nihverdan nagu eemale? Kas mul tekivad mingid vabandused? Kas ma ei taha minna ebamugavustsooni? Ma ei taha teha neid kõnesid, ma ei taha vaadata järgmist koolitust, ma ei taha suhelda mingisuguse tarnijaga, ma ei taha vaadata, kuidas ma saan konteineri tellida. Et siis on juba psühholoogilised teemad, ma ütleks. Väga paljudel ettevõtetel, kus juures on ettevõtluscoach kõrval, kes niimoodi häkib ära, et hei, sul on suusad ristis ja siis sa suusatad mäest üles ja suusad ristis. Et muidugi sa ei saa. Et mis me peame tegema, et need suusad sirgeks saada ja hakata mäest allapoole minema, et nagu gravitatsioon töötaks meie jaoks. Kui sa tahad vähegi minna järgmisele levelile ettevõtluses, siis ma soovitan kindlasti võtta coach ka kõrvale. Et need ei pruugi üldse kallid olla. Vuristasin ette ja ma tahan kuulda teie konkreetseid küsimusi, sest me oleme erinevas kohas, mõni mõtleb, mõni juba on toimetav ettevõtja. Minu tiival on Amazoni kooli ettevõtjad, nad ei ole õpilased, vaid ettevõtjad, kes tahavad rahvusvahelises valdkonnas toimetada. Ja mina soovitan, et kui sa vähegi saad, siis võtta Töötukassa appi ja kui tahad Amazonis toimetada, siis kindlasti tule õpi seda asja Töötukassa kaudu. Nii et ma tahaks kuulata su küsimusi, kui sul neid on ja võib-olla mingisugust aspekti rahvusvahelises ettevõtluses avada veel sügavamalt. Mina poleks nõus oma mõtteid maha müüma ja siis riskima ja siis võib-olla päästa koju tagasi ema ja riive. Mul oli teine koht ka olemas tol hetkel juba. Et päris kuuse alla ei oleks sattunud lastega. See oli lihtsalt elu pooleli, ta oli nagu magad jopega, sest et ei olnud soe.
ehitasime tolleaegse abikaasaga maja. Mis teine teema, ma mõtlesin, ma elu sees ei müü oma asju maha, et pesen käsitsi ja joon kohvi katikat ja kodu ka pole. Tead, jumala käsi südamel, ma olin selleks valmis, aga sel hetkel vaata, kui sa oled juba nii nurgas selle nagu exiti protsessi juures, sest et mul ei olnud mitte mingit muud valikut. Kas ma panen kohe kinni ja mul on see 300 000 võlg või siis ma nagu lepin mõttega, et aga võib-olla ma pean mingiks ajaks loobuma ja siis leidma võimaluse, kuidas omal elukoht tagasi tekitada. Kõikide nende kogemuste pluss, mis me oma elu jooksul saame, on ju see, et need jäävad ju siia kinni. Keegi ei saa teadmisi meie käest ära võtta. Kui sa ühe korra elus oled suutnud ühegi asja kellelegi kunagi maha müüa, siis seda kõike saab võimendada. Me lihtsalt peame teadma, nagu mis suunas kõike seda asja võimendada. Nii et nagu kui ma täna pankrotistuksin, siis tegelikult ma kujutan ette, et siis täpselt on see koht, et elu paneb mind mõtlema, mis peaks juhtuma. Olete juba lapse nimele kirjutanud? Veel mitte. Veel mitte. Nii, kas on mõni küsimus veel? Sul siis, ma küsin sinu kohta, et mis sa ise oled mõelnud, et mis su motivatsioon on, kui kaua sa soovid seda teha? Ma teen need 2 ettevõtet veel, ja. Mõelda, et ma olen nüüd ennast aitab ja nüüd juba kõik. No see 5-aastane Amazoni kogemus on mega intensiivne olnud. Pärast detsembri exitit ma päriselt olin hästi tükkideks katki, väsinud, läbi põlenud. Ma ei tundnud ise ennast ära. Exiti kogemus tähendab seda, et kui Ameerikas ütleb jurist, et mul on vaja seda tunni jooksul, siis sa kell 2 teed, sest nendel on päev. Ja sul on Eesti tööpäev ja sul on Ameerika tööpäev ja kui see kestab 18 kuud, siis nagu see inimkeha lihtsalt ei pea sellisele topeltkoormusele vastu. Eriti veel olukorras, kus finantsiliselt on keeruline, sa arendad 2 ettevõtet korraga välja, eks ju, sest et ei taha ju 10-pealist tiimi lahti lasta. Kõik on välja koolitatud, meil ei ole ülikoole, kus saaks, et need teadmised, mis nende peas on nii hea nii-öelda tiimina minna edasi ja teha uuesti seda. Täna me ikkagi teeme 2 ettevõtet, 2 portfelli uuesti valmistame müügiks ette. See võtab kaua aega. Esimene faas on see, et umbes 12 kuud on hästi palju investeerimist, tagasi ei tule midagi. Meil on tooted vaja leida, portfell välja arendada, müügile panna ja siis vaadata, kas me jääme nii-öelda ellu ja siis kasvatada seda. Ühe portfelliga tahame olla umbes 12 kuu pärast nüüd juba valmis, sest ta on juba aasta otsa arendatud. Ja teisega võib-olla 2-3 aasta perspektiivis. Nii et see on praegu plaan ja sealt edasi mul ei ole ühtegi plaani. Umbes nii. Ja ma ei tea, mis vahepeal juhtub. Meil on siin mingid intressid tõusevad, värgid-särgid, et ei ole nagu kõige kindlam tunne, mis iganes ettevõtjal toimetada. Et rahvusvaheline kaubandus ei ole kuidagi nagu isoleeritud kõigest sellest. Ma lihtsalt oodan, et Covidit ei tule nüüd sügisel jälle peale, et meil kõigil ilmselt on süda paha juba sellest. Kuidas meid... Jah, aga kui nad kaotavad tööd ja neil ei ole raha, siis nagu mille eest nad ostavad, on ju. Et praegu on inflatsiooniga natuke sama asi, et see sööb lihtsalt tarbijate rahakotist nagu ampsu ära. Ennem tekkis mul üks küsimus selle kohta, et sa otsid seal Indias või kuskil Aasias selle tehast, et teed nüüd valmis, sest sa transpordid nad Eestisse, ma sain aru lennud. Ei, nad inspekteeritakse koha peal ära, mitte tehase poolt, vaid sõltumatu inspektsiooni ettevõtte poolt, sest ma ei saa ise kohal lennata sinna, kui see on mingi konteineriga eest täis kaupa või niimoodi, see on väga suur kogus. Ja siis ta läheb otse Amazoni lattu Ameerikasse, ta ei jõua kunagi Eestisse. Sa ütlesid, et me kas lennukiga tellime või nagu siia. See on hästi, siis on sul kaup käib nagu ümber maailma reisil, et seda on hästi kallis finantseerida, seda ei ole mõtet teha. Ma küll ei ole naisterahvas, aga äkki ma võin ka küsida. Ja ikka. Et kuidas see testimine käib? Ma ei saanud aru, et kas sa nagu teed ühe toote, paned Amazoni, proovid selle maha müüa või sa teed mingisuguse miinimum batchi või kuidas see reegliks on? Jaa, see käib sinna tooteanalüüsi juurde. Tegelikult me vaatame umbes 27 erinevat kriteeriumi ja üks on siis see, kui mitu toodet kuus mu konkurendid müüvad. Kui nad müüvad 500 toodet kuus, siis väga laias laastus ma tahan tellida 3 kuu koguse, sest tootmine ja logistika võtab 3 kuud aega.
Ja kui ma saadan kauba lattu, siis mul ei saa kaup otsa. Amazon tahab meid karistada selle eest väga sageli, kui meil kaup otsa saab, et ta võtab meie nähtavust, lükkab allapoole ja siis klient ei leia meid ülesse. Aga üldse nagu enne nagu üldse lootmist, kas sa kuidagi testid nagu ühe kaupa või ma ei tea, 10 kaupa või kuidas seda ka teed? Ma näen konkurentide müügid ära. Noh, et teed enam võtavad toote valmis ja siis tellid kohe see kogu ette ära. Ja see on see ettevõtluse risk. Ma olen hästi tugevalt andmeid analüüsinud, kuulanud klienti, lugenud reviewsid, vaadanud, kus nad on nagu pahandanud konkurentidega. Olen need vead ära parandanud. Ja ma tean, palju konkurent müüb sellise tingimuste juures. Ja kui minul on parem toode ja ma arvestan sellega, et võib-olla esimese tootmistellimusega ma kasumit ei teeni, sest ma pean esialgu hinna madalal hoidma, et saada ilma reviewdeta kliendid endale. Et siis ma katsun leida katsun nagu müügid saada, hakata reviewsid kogunema ja siis sellest protsessist ma saan ka avalehel kõrgemale positsioonile, ehk siis lõpuks inimesed hakkavad orgaaniliselt nii palju täishinnaga minu käest ostma, et ma panen uue tellimuse sisse. Aga see esmane tellimus üldiselt on selline riskikoht, ma teen maksimaalselt palju ära, et ma ei ebaõnnestuks, aga ma ei saa lõpuni kunagi garanteerida. Need samad tooted, mis siin ekraani peal olid, need ei õnnestunud ikkagi. Aga kas nagu näiteks mingis Facebookis mingid kampaaniad proovida, kas on nagu mingid nagu vastukaja? Võid, aga Facebook on jälle segamisturundus. Ei no jah, selles mõttes, et kasvõi, et vaatad, et on enam okei, et inimesed klikivad, tegelikult sa ei müü seda toodet, sa lihtsalt Seda võib teha, kusjuures üks nipp on, hästi palju nippe on. Võta konkurendi toote, teed konkurendi tootele reklaami ja vaatad, kui palju klikke sa konkurendile saad, kui palju müüke saad konkurendile viia, sest sina näed neid numbreid ju. Ja kui sa näed, et see on täiega mõistlik ja kasumlik ja väga paljud inimesed on kõnetatud, siis sa teed samasuguse, aga parendatud toote, et sa väga nutikalt oskasid ühe väga nutika valideerimise meetodi praegu välja tuua. Muutud konkurendi agendiks mõneks ajaks. Aga sa ütlesid enne, et olid näidiskotid nendele võimlemisfoorumidele ja siis see haises. Et kas siis ikkagi olid need 1000 tükki valmis ja sulle tuli 2 näidist või Mina sain selle haiseva kotiga näidise ja siis ma ütlesin, et võtke see kile sealt ära. Kas kõik olid valmis ja sina said 2 näidist? Ei, see on enne tootmist, me ikkagi saan näidised on enne, kui sul masstellimus läheb sisse. Sest võib-olla sa tahad muuta seal midagi. Et nad teevad ikkagi sulle? Ja. Näidised nad teevad, näidiste eest sa maksad, näidised ei ole tasuta. Kõige suurem selline oma rohelisuse demonstratsioon on see, kui sa lähed Alibaba's tehasele juurde ja ütled, et saatke mulle tasuta näidised, et siis sa oled sükene kullakaevaja natukene, et ükski tehas ei võta sind tõsiselt. Ma tahtsin Alibaba's tellida toodet. AliExpressist? Ei, Alibabast. Alibaba, sealt ei saa tellida. Aga mulle öeldi, et Eestisse me ei tarni. Leidke oma kulle. See võib juhtuda ja selleks me suhtleme alati, kui me otsime tootmispartnereid, me suhtleme vähemasti 20 tehasega ja sealt kukuvad enamik ära. See toodele ainult ühes tehases, nii nagu oli, okei, ma viitsin. Ja kõik tehased ei ole Alibaba's, mõnikord me kasutame otsinguagente, sourcing agents, mõnikord me kasutame kaubanduskodasid, et leida tehaseid ülesse. Alibaba ei ole terve gloobus. See ongi see töö keerukus, et IKEA ja kõik sellised suured ketid, nende tehased ei ole Alibaba's ja need on mega head tehased. Me lõpuks tahaks kätte saada need tehased, aga see tuleb töö käigus. Ja kogustega ka, et nad 10 tooli ei hakka meile valmistama eraldi. Rohkem küsimusi ei ole? Just selle review'de suhtes, et kui sa lased oma 10 või 20 sõbrannal enda tootele nagu hea review panna, et see on paha mõte. See on väga paha mõte. Sinu sõprussuhe Facebookis on nähtav Amazoni botidele. Botid on automatiseeritud programmid ja nii kui see bot suudab tuvastada, et sa oled sõber ja su sõber on pannud sulle review, siis sinu konto võib kinni minna, sa võid saada eluaegse keelu. Amazon on väga-väga karm review manipulatsiooni tõkestamisel. $1 miljoni ja $1 miljardi käibega Hiina ettevõtted
eelmisel suvel said bänni, neid oli kümneid, kui mitukümmend, kes turuplatsilt ära korjati, sest nad tegelesid review manipulatsiooniga. Amazon ei ole huvitatud, et nende review'd ei ole usaldusväärsed. Amazon tahab, et ta on usaldusväärne ja ütleks kuni eelmise aasta suveni hiinlased ikkagi suhteliselt palju tegid kõiksugu halbu võtteid. Aga nüüd... Et ära pane, jah? Et kohtupidi, et sa pead et ära pane. Jaa. Ja tegelikult, kui sul on edukas toode ja sa lähed ise rääkima, ma ei tea, Muhu ettevõtjatele kunagi, et kuidas müüa, siis ära isegi näita toodet, sellepärast, et kui sul on, ma ei tea, 100 inimest saalis ja nad kõik klikivad sinna toote peale, siis Amazon vaatab, et nii tore, et on nii palju huvilisi, aga mitte keegi ei osta. Ja siis on see, et jah, tal on midagi puudu, et ma seda toodet siis võin lükata leheküljes allapoole, sest see toode ei ole ostutoode, inimesed vaatavad, aga neid ei huvita see toode. Teine põhjus, miks Amazoni müüjad oma konkreetsest tootest tegelikult ei räägi. Siis ta mõni vanaema leida, kelle ei ole Facebooki kontot. Siis ta vanaema leida, kelle pole Facebooki kontot. Iga snippe on. Sa võid panna, näiteks kui sa tahad Ameerikas saada tootearvustusi, siis sa paned mingi Minnesota teatajasse reakuulutuse, kus sa otsid, ütled, et ma tahaks tootetestijaid. Saad tasuta toote, testi ja siis suhtled temaga, et oled sa rahul, kui ta on rahul, siis ütled, hei, mine pane siis nagu review ka, et mida sa reaalselt arvasid ja kui ta rahul ei ole, siis sa saad sealt tootearenduseks infot, et mis oli halvasti, kas ta pakend ei olnud piisavalt tugev või siis komplekteerituse astmes oli midagi puudu, ma ei tea, katki läks midagi, see on tegelikult hästi nagu hea viis, et saada nagu mitte Facebooki ja mitte sotsiaalmeedia sõpru endale testijateks. Tüke testijate, ma ei tea, ilmselt teie ei ole saanud, aga mina Amazoni ettevõtjana saan oma tavameilile aeg-ajalt ikka seda, et hei, et tule liitu meie tootetestijate grupiga. Ma olen ise müüja, nad ei tea seda. Aga siis ma näen, kuidas teised ettevõtjad nagu katsuvad siukseid põrandaaluseid reviewsid endale koguda. Tegelikult. Et tegelikult nad ei taha tootet testida, tegelikult nad tahavad ju reviewsid saada. Ja see toote testimine on just ainult see suitsukate. Aga need tooted, mis sul on, et kui kriitiliselt sa ise neid vaatad ja kas sa selle peale ka mõtled, et kas sina ise oleksid see, kes seda kasutaks ja ostaks? Mitte ilmtingimata, sest ma ei pruugi olla see segment, kui meil on praegu portfellis mõned garaažitooted, need on meestele suunatud. Kui ma teen näiteks mingi mootorratta kiivrihoidjad, siis ma ise ei ole, ma ei sõida mootorrattaga. Aga ma tean, mida konkurentide toodete juures on laidetud ja mida on kiidetud ja ma olen nad asjad kokku pannud oma toote juures. Ja mul on parem toode. Ja nagu see on see koht, mida ma tean. Tahtsid ka küsida? Ei, ma tahtsin siis seda küsida, et kui targad need botid on, et kas näiteks saab ju teha neid livakontosid, selles mõttes, aga see ei ole mitte mingisugust ajalugu selle livakonto, kes on kuskil mingisugused reviewsid tegema. Krediitkaart on su ikka vaja ja sa ei osta. Jaa. Teistpidi küsimus, et palju neid reviewsid saab usaldada? Täna need reviewsid, mis on pandud viimase poole aasta jooksul, saab hästi 95% saab usaldada. Kõik, mis on rohkem kui aasta vanad, ma ei ole päris kindel, et neid saab usaldada. Aga Amazon on ka ära korjanud reviewsid. Amazon vaatab, et kui üks ostja paneb hästi palju reviewsid kõikidele toodetele, mis ta justkui saab. Mõnikord antakse sulle $50, mine telli see mingisugune hambaharja komplekt ja siis sa saad müüa käest $50, ostad ära, paned review. Ja kui sina oled erinev tavalisest kliendi profiilist, tavaline klient ostab ebaregulaarselt, ta ei jäta iga toote kohta reviewsid, ta ei pane review'd 3 päeva pärast toote kättesaamist, nagu manipuleerimise puhul sind on instrueeritud. Kui sa erined tavalisest käitumisest, siis need review'd on ära korjatud tänaseks päevaks. Et nagu jah, ja siis sina saad veel bänni peale, et sa ei saa kliendina Amazonis jätta enam eluaeg mitte ühtegi review'd, sest et sa oled kahtlane tegelane. Aga mingisugune 78% Amazoni toodetest on täna ikkagi Hiina tehaste poolt turule toodud. Me peame arvestama sellega. Ma võtan lahti Amazon.com-i ja Alibaba.com. Alibaba on siis tehaste andmebaas. Amazon on see lõpptarbijale müümise koht.
siis väga sageli need hinnad on samad. Hinnad on samad selleks, et Alibaba kuvatud tehase hinnad on väga sageli kõrgemad kui need, mis me tegelikult maksame, sest ega Hiina tehased ei ole rumalad. Nad, kui liig tuleb roheline inimene peale, siis tahaks maksimaalselt palju hinda küsida. Ehk siis ma ei usaldaks Alibabas nähtavaid hindu 100%. Ja kui sa näed, et need hinnad on samad, siis väga sageli, mis näiteks küüslaugu pressid, eks ju. Seda segmenti üldiselt müüvad ainult hiinlased. Seal ei ole toodet võimalik arendada enam nii palju paremaks. See toode on vana, ta on hästi palju aastaid olnud kasutuses, seal on kõik vead ära parandatud ja meie läheme turule, siis me tahame, et inimestel on hakanud tekkima mingisugune uus soov. Ja siis ettevõtted arendavad uue soovi järgi mingit uut toodet. Fotodest rääkisime siin, et näiteks mingid müraseinad. Esialgu nad tahavad, et nad on hallid, siis nad tahavad, et seal on mingisugune muster peal, siis nad tahavad mingi päikseloojangu pilti. Nad tegelikult trükivad sisse otsingutesse kõik selle ja siis me hakkame toodet arendama. Siis nad tahavad, et see mürasein seisaks ise püsti, nad ei taha kruvida, nad tahavad võib-olla, et on laua peale kinnitatav, siis nad tahavad, et on kuidagi kleebitav, et ma ei peaks seina puurima auku sisse, on ju. See on see tootearenduse protsess, et me ei mõtle välja müraseina, vaid me hakkame seda müraseina mudima kliendile sobivas suunas. Aga kui ta on siuke vana toode valge läbipaistev veeklaas, et mis seda kõike teed, eks ju. Et siis ma pean ikkagi minema disaini, kujusse, midagi sellist. Tavalisi vanu tooteid müüvad ainult hiinlased. Ja õnneks meie õnneks on see, et me kogu aeg tahame uusi asju. Me ei rahuldu sellega, mis meil täna on, kahjuks. Õnneks. Disain muutub, funktsioonid muutuvad, probleemid muutuvad. COVID ajal on inimestel ühed probleemid. Reisimise tooted läksid täiesti turult ära. Aianduse, spordi, koduremondi tooted muutusid ülipopulaarseks. Istud kodus, vaatad, seinavärv kukub maha, vaatad, see riiul ikka üldse ei kanna. Lamp on juba mingisugune iidamast, aadamast ja siis rahvas hakkas ilgelt palju oma kodudes asju tegema, organiseerima, sest ta veetis seal nii palju aega aias toimetama, hobidega tegelema. Et meie õnneks ajad kogu aeg muutuvad. Mis me nüüd teeme Hiiumaal sellega? Mis me saame Hiiumaal toota, et viia rahvusvahelisele turule? Kadakast midagi? Plasti? Plast on väga huvitav. Kui on meil tehastes rääkida. Jah. Hiiumaa plastitehasega tegelikult saaks teha nii-öelda tootearendust. Ma ei ole kindel, et lõpuni saaks toota turukonkurentsis sobiva hinnaga toodet, aga kui sul on tehas olemas, saab mingi miinimumkogused panna paika. Sa tead, et sa tellid võib-olla 3000 tükki, aga sa tahad testida mingit toodet, siis on oluliselt lihtsam siin Hiiumaal tehasega koostöö teha ja kui sa tundliku närve kätte saad ja su toode hakkab edukalt tõuseb õhku, siis alles sa viid oma tootmise Hiina. Ja. Ja, aga plasti nende vormidega on see, et mida kõrgem ta on, seda kallim ta on, kui ta on õhukene, et siis ta on odavam, et peab alati ka vaatama, et kõik asjad ei maksa sadu tuhandeid, et saab ka paari tuhande eest. Ja. Mina näen Eestis hästi palju tootearenduse potentsiaali, ma ei näe nii tohutult palju tootmise potentsiaali. Aga me oleme nii palju, meil on 9 kuud kummiku ilma, ja me oleme oma töökohtades, oma kodudes, oma hobidega, siseruumides nii palju ninapidi koos, et see on perfektne koht, kus arendada edasi. Me ei istu hispaanlastena pool päeva kohvikus või Floridas, ma ei tea, oled rannas, eks ju, sest ilm on nii ilus lihtsalt, et meil on välised tingimused selleks väga head, et arvuti panna tööle ja toote arendamine panna tööle, sest me oleme kuidagi toodetega hästi ninapidi koos. Ma olen mõtlenud, et miks tõotas üks õlletopsi, mille pärast saab ära süüa. Vabalt. See on nagu need saia sisse pandud supiportsud, eks ju, et sööd kausi ära pärast. Kuskil suurtel üritustel neelad prügikastid ja värgid neid plasttopse täis. Miks ta üldse
siis ta kohe upsi jääb, sulab ära. siis on kohe suur soolas on järgmine. aga väga hea nipp ju. pulmas ja seal olid need mitte mahe, looduslikud topsid, siis iganes nad. Kui saamata tegid süngikoks oli vist, sealt deformeeruvad niimoodi, et sa ei saadki käest ära panna, pidid jooma. Tead, aga ma arvan, et sul on tegelikult väga hea mõte. Südamest ma arvan, et see on väga hea mõte, kui sa suudad välja mõelda, mis materjal. Oot, vaat see tootearendus ongi see koht, nagu, mis on väga-väga intensiivne. Ma tahan, et sa selle välja mõtled ja ise selle raha pärast. See on see premium, vaata. Tegelikult on toodetud neid söödavaid kahvlid ja nuge, mis ongi nagu need bio kahvlid, et sa sööd ära oma salati ja siis sa võid selle kahvliga pista rahvada. Küll ei maitsnud väga hästi, ma olen ühte proovinud. Taldrikut vist ei peanud. No siis on sisuliselt, võtad sama tehnoloogia, mis on juba olemas ja saab teistesse toodetesse edasi kanda. Hästi huvitav, hästi huvitav. Ma arvan, et sellel on reaalne potentsiaal olemas. Ise tüüsvate leiva maitseb mulle. Kas on veel küsimusi? Või paneme slaidi osa kinni? Siis võib slaidi kinni panna, on ju? Aga täna meil läks ja teeme pausi ka. Palun. Aitäh teile, et te kuulasite.